tere ja tänan korraldajaid kutsumast mind Eesti Füüsikaseltsi loodus- ja täppisteaduste sügiskooli ja veel enam tänan, et võimaldate mul rääkida sellisel teemal, nagu väikest tuumajaama pole olemas. Ja see teemapüstitus tulenes sellest, et kui ma vaatan Eestis ringi, siis ma näen nii mitmeidki inimesi, sealhulgas mitmeid lugupeetavaid füüsikuid, kes arvavad, et väike tuumajaam on olemas või on kohe tulemas. Siin on üks näide. Võib-olla ta on publikust, tervist. Ja mina tahaksin siis keskenduda sellele, et siiski rõhutada teile, et väikest tuumajaama pole olemas ja veel enam, tõenäoliselt seda pole ka tulemas. Ja alustuseks te võite ju korraks mõelda oma peast, et kui ma nüüd viskan sellised väited siia õhku, et siis miks tuumajaama täna, väikest tuumajaama ei ole olemas või miks teda ei ole tulemas. Annan teile paar sekundit. Esimene mõte, mis teile pähe tuleb, et mis see põhjus võiks olla? Nii, tõenäoliselt arvestades publikut, siis te äkki leidsite mõne füüsikalise põhjuse, miks see nii võib olla, et need protsessid ei ole seal maal, kus paljud lootsid või ootasid, et nad tänaseks on. Aga mina räägin pigem isegi põhjustest, mis on füüsika kaugemad, sest et vaadates hästi konkreetselt füüsika seisukohalt muidugi aatomite tasandil ju protsessid töötavad, toimivad. Kui kitsalt niimoodi minna hästi süsteemi piiridesse sisse hästi peenelt, siis kõik on ju füüsikaliselt korrektne. Aga mitmed laiemad põhjused on sageli isegi tähtsamad, et kas see tehnoloogia lõpuks jõuab siis ühiskonda või mitte ja need ongi, põhjused on siis puhttehnoloogilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kindlasti ka keskkondlikud. Ja kui me nendest aspektidest hakkame vaatama seda probleemi, mis tundub hästi lihtne algselt, et tuumaenergeetika ju on aastakümneid ja pea pool sajandit ja natuke peale ju toimetanud, et mis siis nüüd võiks olla teistmoodi. Aga tundub, et midagi on teistmoodi. Ja kui me räägime energeetika tulevikust, näiteks siin Eestis, siis me ei saa ühtegi neist eelnimetatud aspektidest nagu kõrvale jätta. Ma saan aru, et seda oleks mugav teha, et valem muutuks palju lihtsamaks, kui saaks ainult öelda ühe valemiga seina peale kirjutada, et näete, siit tuleb nii palju energiat, teeme. Aga paraku maailm on keerulisem ja ma üritakski natuke näidata, et mis need erinevad aspektid siis on, mis kõik selle tuumateema ümber täna keerlevad ja kuidas need teevad selle küsimuse palju keerulisemaks, kui võib-olla ta nagu esmapilgul tundub. Ja siis Eestis rääkides tuumaenergeetikast, see küsimus ei ole pelgalt see, et kas Eesti vajab tuumajaama või kas Eesti tahab tuumajaama. Küsimus on niisugune komplekt sellest, et kas Eesti tahab tuumajaama, kas ta tahab tuumajäätmeid ja kas ta tahab tuumaõnnetuse riski, mis alati käib kaasas, sellest ei ole võimalik kuidagi mööda saada. Et see on niisugune komplekt ja me peame arutama kõike koos. Aga enne kui me jõuame arutuseni, siis pisike enesetutvustus, sest et allikakriitilisus on oluline, ärge uskuge kedagi lihtsalt sellepärast, et ta räägib ilusti. Minu taust on psühholoogia, magistrikraad Tartu Ülikoolist ja seejärel informaatika, doktorikraad Tartu Ülikoolist ja varasemalt olen tegelenud ka teaduse populariseerimisega, isegi peaaegu korraks teadusbussi ridades ja viimased paar aastat töötanud keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine ja energeetika ja kliima valdkonna teemadega üsna igapäevaselt olnud kaelapidi sees. Ja nüüd minnes spetsiifilisemaks, et kuigi minu igapäevatöö Eesti Rohelises Liikumises oli eelkõige seotud põlevkivienergeetikast väljumisega, siis niimoodi tasapisi hakkas sinna juurde tulema ka tuumaenergeetika alast teavet. Ja muidugi, nagu enamus eestlasi, väga palju infot olen saanud osaühing Fermi Energia konverentsidelt ja erinevatelt koosviipimistelt
ja siis olen iseseisvalt enesetäiendusi teinud erinevate raportite lugemise näol, ja väga suur infoallikas on ka keskkonnaalased kolleegid välismaal, et kui Eestis tuumateema on täna ühiskonnas väga värske ja uus teema, siis mujal riikides see on ikkagi aastakümneid vana teema ja teatav know-how on välja kujunenud, et mis selles valdkonnas siis nagu räägitakse ja mis on erinevad faktid. Et olgu see siis Eesti Rohelise Liikumise katusorganisatsioon Friends of the Earth, kellel on näiteks Jaapanis üks väga aktiivne haru, kes on väga hästi seletanud, mis on toimunud Jaapanis viimased aastakümned. Greenpeace'iga suhtlen pidevalt ja Ameerikast on näiteks Union of Concerned Scientists, kes tuumateemadel ka väga palju tööd teevad. Ja võib-olla ka üldine sihuke tehnoloogia filosoofiline huvi on see, mis mind just tuumatemaatikasse on toonud, sest see on niisugune väga hea märgiline valdkond, kus midagi arvata ja kus inimeste uskumused maailma kohta üldse väga hästi välja kooruvad. No ja Eestis see teema kuidagi jäi eriti veel silma sellepärast, et ta tuli väga järsku, väga ootamatult, sest pikalt oli teada, et Eestis tuumaenergia ei ole mõistlik, aga nüüd järsku tuli niisugune vaade, et tegelikult see on väga mõistlik ja hakkame kohe tegema. Ja samal ajal seda infot justkui serveeritakse väga ühepoolselt, seega ma nägin, et siin on võimalus olla väike tasakaalustaja, rääkida ka teise poole argumente ja lasta inimestel siis otsustada ise, et mis siis tundub mõistlik või mis mitte. Sest meil on vaja arutada energeetika teemasid ja leida tulevikuks väga hea lahendus. Ja üks asi tuleb kohe ära öelda, vist viimasel ajal on popiks saanud see, et kõik ostavad energiaettevõtete aktsiaid. Minul ei ole mitte ühegi energeetikaettevõtte aktsiaid, seega ei saa reklaamida siin ühtegi energiatootmisviisi eraldi teistest. Saan olla kõigi kohta kriitiline. Ja kui läheme nüüd täpsemaks, siis rääkides tuumaenergeetikast, ma ei tahaks rääkida tuumaenergeetikast üleüldiselt. See on vana tööstusharu, see on üle maailma erinevates piirkondades ju pikalt eksisteerinud, aga see pole Eesti kontekstis isegi väga oluline. Et tähtsam on rääkida sellest, mis toimub praegu Eestis, mida räägitakse Eestis ja mida pakutakse Eestis. Ja seega ma keskendun sellele, et need väiksed moodulreaktorid, millest on kõige rohkem räägitud, miks nad ei ole siin, hoolimata aastakümnete pikkustest lubadustest ja miks nad tõenäoliselt ka ei jõua siia kunagi. Ja väga lühidalt öeldes, probleem on selles, või olukord on selles, et väiksed moodulreaktorid on liiga keerulised, liiga kallid, liiga riskantsed ja liiga aeglased. Aga see kõik on ju suhteline, et mille suhtes liiga, ja see on selle suhtes, et arvestades alternatiive. Aga ma ei sooviks minna ka alternatiividesse täna sisse, sest et aega on vähe ja see oleks hoopis teine ettekanne. Nii et nagu ma nad siin ette lugesin, sellised nad on. Ja ma alustakski sellest küsimusest, et mis mõttes liiga keeruline. Sest et ometigi ju öeldakse, et keerulised asjad ongi kõige ägedamad, et on vaja väljakutset inimestele, et muidu on elu liiga igav. Ja siis tuumaenergeetikas on sageli selline argument, väide, eriti just väikeste reaktorite puhul, et see on niisugune paradoks, et öeldakse, et need väiksed tuumajaamad on tegelikult juba ammu olemas, aga samal ajal tegemist on täiesti uue tehnoloogiaga. Et siis kumb ta siis on, kas on uus või ei ole uus. Sageli tuuakse välja, et näete, aga militaarkasutuses on ju olemas tuumaallalaevad juba ammu, mis on tõsi, aga tõsi on ka see, et tegemist on militaartehnoloogiaga, kus esiteks avalikkusel puudub igasugune järelevalve, mis seal tehakse ja mis seal toimub, kui ohutu see on või mitte. Ja teiseks, militaartehnoloogial sageli puudub ka igasugune nagu hinnalagi, et tehakse ära maksku, mis maksab, mida sa tavalises kommertskasutuses ilmselt ei saa rakendada. Nii et see on esimene niisugune suur konksukoht, et kui tuua nagu minevikust näiteid, et see tehnoloogia on ammu juba olemas, siis tegelikult see on väga eri kasutuse all olnud.
ja kui me räägime kommertskasutusest, mida me Eestis ju räägime täna, siis see on täiesti 100% kindel, et ühtegi nagu töötavat jaama väikest ei ole veel ehitatud, ei ole isegi litsentseeritud, mis on siis nagu eelnev samm sellele, et asju peaks ehitama hakkama. Ja sageli öeldakse jälle vastu, ma nüüd oma peas siin vaidlen iseendaga, öeldakse vastu, et aga USA-s juba kohalik regulaator ju litsenseerib ja isegi litsenseeris ära mõne disaini. Aga sellega on ka agasid ja et ennast tõsiseltvõetavamaks teha, siis ma panen siia taustale mingisuguseid artikleid, teadusartikleid, mida siis huvilised saavad sügavamalt järgi vaadata, kui tahavad. Aga siin eelmise aasta lõpus tehtud hinnangud USA-s ütlevad, et jah, mingid osasid nendest disainidest on võimalik litsenseerida ja heaks kiita, teistes osades on jällegi küsimusi väga palju, eriti just turvalisuse osas. Et kuna tegemist on väga sellise ikkagi uudse lahendusega, et on suured reaktorid, mida üritatakse suruda väiksemaks, siis seal tekib lihtsalt puht insener-tehniliselt erinevaid uusi probleeme ja ei ole hetkel veenvalt ära näidatud, kas nad ikkagi on ohutud vastavalt siis tänasele regulatsioonile. Ja enne, kui me teame, kas nad on ohutud juba paberi peal ja veel kõvasti enne, kui nad on ehitatud ja opereeritud, on väga ennatlik öelda, et tegemist on ohutute disainidega ja lihtsate asjadega, või disainidega, mis on lõpuks välja mõeldud. Et siin on mitmeid raporteid, mis on sellel teemal tulnud, näiteks sama Union of Concerned Scientists, see oli vist selle aasta raport, kus nad ütlevad selgelt ära, et see, et on niisugune arenenud reaktor, uudne asi, ei tähenda, et see on parem asi või et see on isegi tõsiseltvõetav asi. Ja siin raportis, mis on pikk, on kõik erinevad disainid niimoodi ristipõiki läbi võetud. Ja üks raporti autoritest, Edward Lyman, ma laenan ühte tema slaidi, mis on konkreetselt just selle üks eelmise aasta protsess, mis seal Ameerikas toimus, et siin see viimane bullet point on võib-olla kõige olulisem, et üks NRC ehk Nuclear Regulatory Commission teadlane siis jäi eriarvamusele selle disaini läbilubamisega ja ütles, et see lahendamata probleemid hetkel, mis on pandud siis lihtsalt pausile, et hiljem mõtleme välja, et nad võivad tõsta ikkagi õnnetuse riski lõppkokkuvõttes suuremaks, kui on täna need suured reaktorid. Et asi, mille peale mõelda. Aga see nagu lootus või ootus, et väiksed reaktorid tähendavad vähem peavalu, see elab jõudsalt ja üks näide ka minu igapäevatööst on see, et jälgida ka Eesti riiklikke dokumente ja kuidas seal erinevad siis arengud on. Ja hiljuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellis sellise uuringu, et kuidas saada siis Eestis tulevikus energiatootmine kliimaneutraalseks. Ja nad tellisid väga palju erinevaid stsenaariumeid ja üks stsenaarium oli seotud ka tuumaenergeetikaga. Ja selle stsenaariumi lähtekoht oli algselt see, et aastaks 2030 on Eestis 4. generatsiooni tuumajaam, mis kuskil töötab. Ja kes vähegi seda valdkonda on jälginud, teab, et see on täiesti ebareaalne, totaalselt võimatu, et selline asi peaks juhtuma. Ja siis ma andsin neile tagasisidet, et vabandust, see on teil natuke liiga ebareaalne. Siis muudeti seda lähteülesannet, nüüd on siis seal sees, et aasta 2040 võiks olla see tuumajaam ja võiks olla mitte see 4. generatsioon, vaid üks hästi konkreetne 3+ generatsioon reaktor. Ja siis ma andsin uuesti tagasisidet, et väga tore, nüüd on natukene usutavam, aga te olete nüüd läinud õnge ja hakanud ühe tuumatootja nagu brošüüridest võtma justkui tõsiselt võetavat infot, kuigi tegelikult see on ju reklaamtekst. Ja siis vastus, mis mulle anti sellele tagasisidele, oli see, et minu seisukohta aktsepteeritakse või saadakse aru sellest, aga nad ikkagi pidid selle sisse panema, selle uue info, sest et mõni osapool arvas, et tuumaenergeetika teemadel peab olema rohkem optimistlik. Mitte realistlik, vaid optimistlik. Et see on nagu huvitav
näide sellest, et kus see arutelu sageli on, et ei vaadata enam nii palju fakte, vaid seda, et kuidas kellelgi nagu, kuidas see faktide tõlgendamine kellelgi parasjagu tundub. Ja kui ma räägin välismaa ekspertidega, kes on ka väikseid reaktoreid aastaid nagu uurinud ja puurinud, nemad ütlevad, et realistlik tundub see, et mõnest disainist saab valmis mõni demoreaktor väiksel skaalal ja see on ka kõik. Sest nende ehitamise käigus selgub, et see läheb kauemaks, kui arvati, see läheb keerulisemaks, kui arvati, võib-olla ju üldse valmis ja läheb kallimaks ja nii edasi. Ja tõsi ta on, et praegu on kas oli 50 või 70 või peale erinevat disaini, millised võiks olla need väiksemad reaktorid. Ja need on väga palju erineva kujuga, sageli on näha erinevaid 3D jooniseid, ma võin siin näidata mõnda. Ja nad kõik on nii fantastiliselt näevad välja, et ma tegin siin väikse triki, üks nendest 6 ei ole päris, ükski neist ei ole päris, aga üks neist ei ole ka isegi nagu nime järgi väike moodulreaktor. Aga kas te saate aru, milline? Ja õige vastus on alumise rea keskmine, see on lihtsalt, kui guugeldada äge maja, siis tuleb selline vaste sinna. Ja see natuke näitab, et tingimata see, mis on paberile kirja pandud või arvutis modelleeritud täna, ei pruugi vastata sellele, mis on reaalsus. Üks huvitav näide jälle, kuidas arendades neid süsteeme, siis tegelikult lihtsalt, mis toimub, on see, et üks probleem asendatakse teise probleemiga. Et see oli nüüd ühelt Fermi Energia kohtumiselt, kus ma käisin, kus tutvustati külarahvale gaasijahutusega reaktoreid, mida esineja ütles, et Eestis seda tegelikult ei ole mõtet kaaluda, aga räägib ikka. Ja ta ütles, et väga tore selle reaktori puhul on see, et on leitud uus keeruline süsteem, et välistada jahutusvee probleeme ja seda välistatakse niimoodi, et jahutatakse gaasiga. Et siis on lahendatud probleem, et jahutusvesi lekiks. Et jahutusvesi ei saa lekkida, sest jahutusvett ei olegi. Ja siis ma küsisin vastu publikust, et aga gaas ju võib ka lekkida. Ja selle peale ta ütles, et jah, võib küll. Mis tähendab, et nüüd on uus probleem, gaas, jahutusgaas, mis lekib, et sa ikkagi ei ole lahendanud seda probleemi, et sul on jahutusega probleem. Ja üks, mis minu jaoks oli huvitav kõrvalmõju, mis võib tekkida veel erinevate reaktori disainidega, see nüüd kehtib eriti 4. generatsiooni puhul, aga ma mõtlesin, et teile kui füüsikutel on võib-olla huvitav, et mida tänapäeval maailmas tehakse, on see, et kui kuskil on tuumapommi katsetus, siis on võimalik atmosfäärist välja lugeda radioaktiivse ksenooni osakesi. Ja täna seda tehakse, vaadatakse, et keegi salaja kuskil suuri pomme ei lõhka. Ja siin on teatud piirkonnad selle kaardi peal punaselt, kus on siis näha, et seal on need piirkonnad, kus toodetakse meditsiinilisi isotoope ka. Ja nüüd, kui tulevad 4. generatsiooni tuumaelektrijaamad, siis tõenäoliselt nende töö käigus heitub ka atmosfääri sedasama radioaktiivse ksenooni ja mis see teeb siis selle seiresüsteemiga simulatsioonide kohaselt on see, et nad muutuvad täiesti satureerituks või nagu üleküllastunuks, et sa ei saa enam aru midagi, mida tehakse militaarmaastikul, sest et see nii-öelda rahumeelne tuumajaamade võrgustik katab terve selle atmosfääri ära, maskeerides kõik võimalikud tuumakatsetused. Et niisugune huvitav nagu kõrvalmõju, aga tõenäoliselt problemaatiline ja mitte lihtsasti lahendatav. Nii et selle keerukuse osas ma arvan, et on mõistlik nõustuda ühe noore Eesti tuumaspetsialistiga, kes ütles, et unustage jutt väikestest reaktoritest. Siin on Henri Ormus, kes on muidugi Fermi Energia üks osanikest ja täna 10-11 aastat hiljem ta räägib küll risti vastupidist juttu, aga vaadates nagu seda arendusmaastikku, siis väga palju ei ole muutunud, lihtsalt 3D pildid on läinud paremaks. Aga muidugi Henri elus on palju muutunud, tema on nüüd
osanik ühes ettevõttes, mis seda tehnoloogiat promob. Aga ega ma ei tea tema tagamaid, aga fakt on see, et varem oli ta selgelt nagu niisuguste tehnoloogiate vastu. Aga räägime ka miks ta on liiga kallis lahendus. Sest et öeldakse, et tuumaenergia on hästi odav ja sellepärast peab riik seda avaliku rahaga toetama. Ja olen ka igaks üks üle küsinud ikkagi näiteks Kalev Kallemetsa käest, et kas tõesti, kui palju siis Eesti riikliku otsest ja kaudset toetust niisugune väikse mootorreaktori arendamine ja rajamine vajaks. Kalev on öelnud, et 0, none, mitte midagi. Kõik panevad ise hakkama. Ja kui keegi teine küsis ühel üritusel tema käest, et kas ka jäätmete ladustamine on ja jaamad mahavõtmine on sinna hinna sisse juba pakendatud, et jah. Mis viibki selle punktini, et miks räägitakse tuumaenergeetikast ja miks ühed hinnangud ütlevad, on hästi kallis, teised ütlevad, on hästi odav, on sellepärast, et erinevad hinnangud võtavad arvesse erinevaid faase. Et kindlasti, mis võtab raha kogu selle tuumaenergeetika ja eriti väikeste jaamade puhul on arendusfaas, litsenseerimisfaas, ja sa pead tõestama, et see asi tõesti on ohutu ja töötab. See on ehitusfaas, sa pead suutma seda kõike ka ära ehitada, siis on opereerimisfaas, kui sa oled selle kõike eelmise juba ära teinud, ja lõpuks on siis dekomisjoneerimisfaas, et sa võtad selle jaama maha, ja siis lõppladestamine ka veel otsa sinna aastatuhandeid. Ja see kõik võtab raha, ja seda kõike tuleb arvestada ja arvutada kokku enne, kui üldse neid asju tegema hakata, sest vastasel korral lõpuks võib juhtuda, et sa oled teinud tühja tööd või oled isegi kahjumis, ütleme nii. Ja me oleme näinud väikeste reaktorite arenduse juures seda, kuidas tõesti nad alustavad hästi väiksena, paarikümne megavati juurest või paarisajast või 100, ja siis lihtsalt brutaalne matemaatika ühel hetkel teeb seda, et need jaamad lähevad järjest suuremaks, sest et suurem on mõistlikum. Lihtsalt economies of scale, nagu öeldakse inglise keeles, et ei ole mõtet teha väikest tuumajaama, sest et see ei tasu ära. Ja suurt on väga kulukas teha, nii et selles mõttes Eesti ongi klahvlis, et isegi kui tahaks tuumajaama, siis suured on liiga suured, väiksed ei ole mõttekad. Ja see küsimus, et kas erakapital üksi nagu päästab päeva, üks tabel, see on ainuke suur igav tabel, mida ma näitan, mis mõni aasta tagasi tehtud, uuris seda, et võtame ainult selle aspekti, et tuumajaamade hilisem nagu mahavõtmine ja ladustamine siis jäätmete osas, et kui palju selleks on raha vaja ja kui palju sellest suudavad operaatorid ise välja käia. Ja siin Euroopa keskmine oli vist 52%, mis on nagu see, mida täna on nagu olemas reservides, ja seda tuleb võrrelda umbes 70%-ga, mis on see, mis on nende jaamade eluiga juba täna. Et siis kui see oleks 50-50, siis samm oleks sama, aga need jaamad jõuavad eluea lõppu enne, kui neil tekib see reserv, et enda eluea lõpuga tegeleda. Ja siin tabelis on just näha seda, et mõnes riigis need käärid on väga suured, et võtame siin Soome, kus reserve on 36%, jaamade vanus on 67%. Ehk siis ühel hetkel tekib olukord, kus jaamu on vaja nüüd hakata lahti lammutama, aga jällegi tavainimesel on vaja seda hakata kinni maksma. Ja veel väikeste reaktorite arendajad ise räägivad, et see käesolev kümnend on niisugune otsustav selle jaoks, et oma äriidee maha müüa. Et kui see läheb kaugemaks, pikemaks, siis lihtsalt taastuvenergia lahendused tõenäoliselt on nii palju mõistlikumad, et kedagi enam ei huvita tuumaenergeetika. Aga kui saaks praegu jala ukse vahele, siis on veel lootust. Ja seda me oleme ka Eestis ju tegelikult näinud, et jalga ukse vahele juba üritatakse saada, kas siis mõned kohalikud omavalitsuselt maatükki küsides või riigieelarvest viimati 1,5 miljonit tuumaenergia projektide jaoks küsides. Et välismaa kolleegid ütlevad, et see on see, kuidas see asi tavaliselt läheb, et küsitakse alguses vähe ja siis, kui juba nagu sõrm on antud, siis
siis küll see käsi ka läheb. No siin tasub mainida seda, et muidugi niisugust suurt kulu ja kaudset kulu, seda tuleb vaadata tegelikult kõikide energiatootmise viiside juures ja siis me lõpuks jõuamegi ilmselt selle tõdemuseni, kõige eetilisem valik on lihtsalt tootmist üleüldiselt vähendada, sest kõige keskkonnasäästlikum energia on see, mida ei ole üldse toodetudki. Aga see on jälle omaette teema, ei ole aega, ma juba olen suures ajahädas. Mainin ka seda, et miks siis tuumaenergeetika, eriti pisikeste jaamade puhul on liiga riskantne ja samal ajal liiga aeglane, sest nad on natukene seotud omavahel. Sest näiteks, mida täna tihti räägitakse, on see, et tuumaenergia kuidagi päästab meid kliimamuutustest. Et tõsi, kui sa vaatad CO2 jalajälge, siis see on selgelt väiksem kui põlevkivil või kivisöel, aga häda on selles, et tuumaenergia väljaarendamine väga aeglane protsess ja kliimamuutused on järjest kiirenev protsess. Et üks hiljutine uuring näitas seda, et kuna tuumaenergiajaamad sageli on veekogude lähedal, näiteks mere lähedal, siis merevee taseme tõus ühe esimesest ohvritest, mida ta võtab, ongi tuumajaamad. Ja see on suur probleem ja sellega täna ei ole liiga hästi veel arvestatud, sest need tuumajaamad, sageli vanad tuumajaamad on ehitatud ajal, mil kliimamuutus pole üldse mingi küsimus. Ja nüüd uued tuumajaamad ikkagi järjest lähevad ka suurte veekogude äärde. Ja seal on ka teisi probleeme, näiteks koroonapandeemia tekitas ka olukorra, kus tuumajaamade töötajad hakkasid ka järjest haigeks jääma ja on näiteid välismaad, kus mingid jaamade töötajad elasidki põhimõtteliselt jaama pinnal, ei käinudki üldse välismaailmas, sest nad on nii asendamatud tegelased seal, et neid ei saanud lasta välja põhimõtteliselt. Ja inspektorid, nemad ei saanud sisse tulla, nii et tuumajaama ohutust kontrolliti üle Skype'i kõne. Me võime mõelda, kas see saab olema põhjalik kontroll või mitte. Aga selliseid ohukohti on palju, ohuraadius on suur, et kui räägitakse, et tuumaenergia on täpselt samasugune nagu kõik teised energiatootmisviisid, paraku mitte, et see nagu ohuraadius on väga-väga palju suurem. Siin on lihtsalt üks niisugune joonis, kus ma olen visandanud, mis on võimaliku Eesti pisikese tuumajaama asukoha valikust sõltuvalt see ohutusraadius või ohuraadius siis, või evakuatsiooniraadius, seal on väga pisike punane ring, on 5 kilomeetrit, see on siis nagu kohene evakuatsioon, kui midagi väga tõsist peaks juhtuma, kollane on 25 kilomeetrit raadius ja sinine on 300. Ja kuna väikesed moodulreaktorid on veel nii litsenseerimata teema, et siin ei ole ka nagu ohutusstandardeid, aga samas on teada, et Eestis soovitakse panna mitu reaktorit kõrvuti, mis teeb kogu võimsuseks 1000–1200 megavatti, siis see klassifitseerib juba suureks tuumajaamaks, need regulatsioonid on olemas ja need regulatsioonid täna näevad ette selliseid piirkondi, kui midagi peaks juhtuma. Ja muidugi tuumaenergia on selline energiatootmise viis, mille mõjud on selgelt, nagu siin pildil on juba näha, piiride ülesed ja eelmisel suvel, sügisel, näiteks Inglismaal arutati ühe uue tuumajaama rajamist ja küsiti ka Eestilt, et kas Eesti soovib osaleda selles protsessis justkui nagu puudutatud osapoolena. Ja Keskkonnaministeerium arvas, et pole vaja, sest et see jaam on ju nii kaugel, mille peale mina saatsin neile nagu mudeldamistulemused, mis on vabalt internetis taastoodetavad, et kuidas tuulesuunad on ja kus on tuumajaam ja väga halbade asjade kokkusattuvusel, Pärnu saab väga suure löögi Inglismaa Sizewell C tuumajaama probleemide käigus. Aga see vist ei veennud Keskkonnaministeeriumit, nii et Eesti vist ei osale selles protsessis ikkagi, nii et mis iganes otsustatakse Pärnu kohta Inglismaal, Eestit see ei puuduta või Eesti ei ütle sellest midagi kaasa. Ja see on see näide jälle, kuidas antud energiatootmisviisi juures tuleb nii palju laiemalt mõelda, kui ainult see, et oi, Inglismaa on ju Eestist nii kaugel, see kuidagi ei mõjuta meid. Paraku mõjutab. Ja siin on ka üks huvitav
väide veel, et sageli öeldakse, et aga väiksed tuumajaamad, need on ju ohutumad, nagu põhimõtteliselt ohutumad. Siin oli ka alguses esimene pilt, mis ma näitasin, et kas tuumajaam on walk away safe, ehk siis operaator saab ära minna iga hetk, kui tahab. Siis isegi kui see väiksem moodul tuumajaam oleks ohutum, siis mida arendajad samal ajal veel teevad, on see, et nad üritavad seda ohutsooni ja muid turvareegleid minimeerida, sest et kulusid on vaja alla saada. Seega isegi kui see väike tuumajaam oleks ohutum, mida me täna ei tea, siis arvestades neid teisi ohutusnõuete vähendamist, siis kokkuvõttes on võimalik, et ikkagi tehakse veel ohtlikum asi, kui on varasemad jaamad. Ja siin sageli tuumaenergeetika suured pooldajad ütlevad, et aga olgu, ütle mulle täpselt ära, kuidas see tuumajaam, mille disainigi me veel ei tea, et kuidas see õhku lendab. Et ütle täpselt ära, muidu me sind ei usu. Ja selle nähtuse nimi on musta luige fenomenid, et on mingid juhtumised, mis on nii haruldased, et sa ei suuda neid välja mõelda enne, kui nad on juhtunud. Ja kui nad on juhtunud, siis tagantjärgi, see on väga mõistlik, muidugi nii sai minna, aga enne keegi ei kujutanud seda ette. Nii et ma ei saa öelda, mis täpselt võib minna väikses tuumajaamas valesti, aga ma saan öelda, et saab ikka minna, sest et tehnilised ja inimlikud faktorid on alati sellised, mida ei saa lõpuni välistada. Marek Strandberg on siin arvutanud mõni aeg tagasi, et kui ta võtab tänase tuumajaamade arvu ja tänase õnnetuste juhtumise arvu ja nüüd ütleme, et see jääb samaks, see suhtarv, siis kui tuumajaamu tuleb mitu korda rohkem, siis lõpuks õnnetuste arv jõuab ka sinnamaani, et neid toimub iga 2 aasta tagant. Et see on juba päris tihe probleem, ma ütleks. Lihtsalt üks markantne näide, kuidas mingid täiesti jaburad asjad saavad juhtuda, on üks artikkel, selle aasta artikkel, kus seletatakse ühte USA tuumahoidla intsidenti, kus siis hoitakse tuumajäätmeid niisugustes suurtes trumlites, väga suurtes trumlites ja sinna pannakse erinevad ained veel sisse, et seda stabiliseerida, seda olukorda. Ja oli olukord, kus üks keskastme juht, kes ei olnud väga erialaoskustega, kuskil koosolekul kuulis, et talle öeldi, et mine too poest inglise keeles siis inorganic kitty litter, mis on vaja kassiliiv, aga mitte orgaaniline, mida oli vaja nende mingisuguse asenduseks mingi teise aine jaoks. Aga tema kuulis mitte inorganic, vaid anorganic kitty litter, mis on oluliselt teine asi, mida siis segati selle tuumajäätmetega kokku ja siis töötajad tegid nalja, et tegime 700 räpast pommi ja ainult üks töötas, aga tõesti üks suur tuumajäätmete kanister lendas vastu taevast, sest et olid juhtimisvead ja oli selge niisugune kiirustamine, sest et oli rahaline insentiiv teha asju kiiresti. Ja sellest on väga raske üle saada. Ja võib-olla ma lõpetangi sellega, et see tuumajäätmete hoiustamine on veel üks küsimus, mis on suur ja lahendamata küsimus. Täna ei ole ühtegi lõppladestuspaika olemas maailmas. Soome on lähedal valmimisele, aga see ei aita meid, sest Soome jaam on ainult Soome tuumajaamade jaoks ja neil on probleeme ka nende vasest trumlitega, nad ikkagi kipuvad roostetama ja Eesti nagu parim lahendus praegu on see, et siin on üks väljavõte siis riiklikust tuumaenergia memost, kus loodetakse seda, et kui Eestis hakkab tuumajaam tööle aastal 2035, siis me saame järgmised 100 aastat ladustada tuumajäätmeid kuskil platsil lihtsalt niisama. Ja loodame, et pärast seda on meil mõistlikum plaan. Ja see on nüüd suurem küsimus, et kas see on piisaval detailsusega plaan tuleviku jaoks või pigem ikkagi ei ole ja peaks edasi mõtlema enne, kui üldse niisugusele asjale jah öelda. Siis kiirelt kokkuvõte, natuke rääkisin sellest, et see tehnoloogia on jätkuvalt liiga keeruline, võib-olla ületamatult keeruline, et innovatsioonil on piirid, mingil hetkel sa võid visata ükskõik kui palju miljardeid sinna probleemi pihta, aga see ei lahene edasi. Samal ajal võib-olla oleks pidanud kuhugi mujal investeerima. Ta on liiga kallis ka puhtalt ülalpidamise jaoks
siin on palju varjatud kulusid, mida lõpuks ikkagi riik maksab. Euroopa Komisjoni Frans Timmermans on öelnud, et Euroopa Komisjon ei pane riikidele kätt ette tuumaenergia kasutuselevõtuks, aga et see saab olema väga kallis, tema sõnad, ja väga pikaks ajaks. See on liiga riskantne, sest et eriti väikse Eesti puhul ka väike tuumajaam võib tekitada suurt pahandust. Ja ta on liiga aeglane, et kui inimesed õigustatult on mures kliima pärast, siis tuumajaamad, mis täna ei ole isegi veel nagu tõsiseltvõetavas disainijärgus, nendest ei ole oodata suurt edu olukorras, kus me järgmise 10 jooksul peaksime juba suurel skaalal hakkama tegema asju. Ja sageli öeldakse, et ei, aga me saame ju teha kõike, et teeme natuke alternatiivseid tuulikuid ja päikseparke ja teeme ka tuumaenergiat ja kõik saavad koos õnnelikult mängida, siis jällegi vaadates teadustulemusi, need asjad ei käi kokku. Et kui sul on tuumaenergia sinu energiamiksis, siis ta küsib teatud asju, mis ei sobi kokku sellega, mida teeb tuul ja päike, ja lõpuks sa pärsid mõlemat. Ühesõnaga, me peame tegema valikuid, need valikuid on vaja teha, need on rasked valikud, need eeldavadki ühiskondlikku debatti, kus peavad panustama nii füüsikud, keemikud, sotsioloogid, psühholoogid, keskkonnakaitsjad kui ka kõik muud. Ja siis me peame ühiselt välja mõtlema, et mis on mõistlik ja mis on realistlik ja mitte nii palju jääma kinni sellesse, et kas miski asi on optimistlik või pessimistlik. See oli väga põgus ja kiire ülevaade. Kes tahab sügavamalt sisse kaeda ja vaadata veel allikaid, sest tõesti keskkonnakaitsjad ei mõtle neid argumente välja, nad päriselt toetuvad uuringutele, siis on tuumainfo.ee, kus on mõningat asja koondatud ja keda huvitab rohkem niisugune võib-olla see ärinduslik pool ja turunduslik pool ja inimeste vahelised seosed ja püramiidid, siis hiljuti just said valmis ka erinevad videod Eesti tuumajaama õhulossi kohta, mis on minu arvates õige pealkiri, sest et see tundub niisugune helesinine unistus, aga see õhuloss võib õhust tühjaks joosta päris kiiresti. Ja ma loodan, et saite mingeid uusi mõtteid. Kindlasti keegi soovib minuga vaielda, selleks on olemas minu meiliaadress siin slaidi all ja loodan, et koostöös jõuame õige lahenduseni, mis iganes see õige lahendus siis lõpuks Eesti jaoks on. Ma arvan, et ma tean, aga ma jätan selle praegu õhku ja jääge siis aktiivseks, aga mitte radioaktiivseks.